täitsa nagu punkri kamina juurde oleks sattunud. Õige, ma olengi. On niisugune romantiline keskkond, et natuke rohkem küünleid põlema kui eelmine kord. Eelmisest korrast mõned kasutatud on juba ära põlenud. Aga täna on päeva algus ka sees, nii et siis on selle võrra valgem. Ma isegi paistan paremini välja, peab eelmise video võrdlema. Aga siin on selline mõnus romantiline tunne, et siin võiks kohe romantilistest teemadest veidi mõelda, mõtiskleda. Tänapäeval mul on nagu kõrva jäänud selline ülepaisutatud teema nagu abielu teema. See on ka natukene teatud määral romantiline teema, teatud määral nagu mitte väga romantiline teema. Kuidas kellelegi. Aga mulle jääb siuke mulje rohkem sellest infotormist, mis siin nagu selle ümber on. Ja ütleme ausalt kaagutamisest. Et kõik karjuvad selle teemaga kaasa, aga keegi sellesse ei süvene. Ma ise mõtlen selle peale ja mul on sellest isiklik arvamus ja isiklik arusaam. Võib-olla osa tausta võib-olla ka filosoofiast võetud. Aga siiski, et tundub rohkem nagu see sõna abielu, sellel nagu oleks mingisugune väärtus või midagi. See oleks nagu mingi traditsioon või mingisugune nagu sakrament kellelegi. Aga see on nagu, mis asi on abielu üldse? Kas ta on nüüd paberitükk lihtsalt, mingisugune pabertunnistus, mille perekonnaseisuamet väljastab? Kui ta seda on, siis ta on väärtusetu küll. See on nagu, see ei anna mingit väärtust. Mis minu jaoks tegelikult on tähtis teema. Abielu ei ole üldse tähtis, kui ta on ainult vormistusakt, kohtukanne, registrisse, rida registrisse, 2 inimese nimest. Väga väärtuslik, väga väärtuslik. Ka abielus on palju enamat on. 2 inimese tahe koos olla, üksteist armastada, üksteist mõista, üksteisega läbi saada, üksteisega arvestada. Minu arust on hoopis see on palju kordi tähtsam ja olulisem kui mingisugune registritunnistus või mingi paberitüki närakas, mille perekonnaseisuamet välja annab. Et tegelikult on ju sama väärtuslik on see, kui 2 inimest ise oma vahel otsustavad, et nad on abielus. Sellest piisab näiteks minu ja minu naise omavahelisest. Me võime 2 oma vahel ennast ise teeninduslikult abiellu arvestada. See on täpselt sama väärtuslik kui mingisugune paberitükk, mille perekonnaseisuamet välja annab, et see ei anna mitte midagi. Nagu tähtis on see, et me üksteist mõistame, üksteisega kokku sobime ja neid teemasid ei aruta praktiliselt keegi. Epp Kärsin arutab hästi tähtsat teemat, milleks on seks, mis on ka oluline komponent ja see on vägagi katmata teema, et suhte osad ja mis on nagu tähtsad, üksteisega rääkimine, nagu ma mõtlen mitte sõnade kombinatsioonide vahetamine ja viisakusavalduste ja sõnade kombinatsioonide vahetamine, vaid väärtuslike mõtete vahetamine on oluline. Oluline on nagu üksteisele seletada ära, mida me tahame. Aga enne peaks nagu ise teadma, mida me tahame, kes me oleme, miks me koos oleme, mida me teineteiselt ootame, mida me teineteisele anname. Kas see, mida mina annan oma partnerile, kas minu partner tahab seda, minu partner peaks seda ütlema nagu selge sõnaga ja täpse väljendusega. Ja mina peaksin oma partnerile ka täpse väljendusega ütlema, mida ma temalt tahan täpselt. Kujutage ette olukorda, et te lähete R-kioskisse ja tahate sealt pulgakommi saada, tšupa-tšupsi. Ja te ei ütle seda müüjale, vaid te eeldate, et müüja saab ilma sõnadeta aru sellest, et te tahate R-kioskist pulgakommi saada.
tundub loogiline või? No, ma ei tea, mina ütlen alati hästi täpselt, et ma tahaks Chupa Chupsi pulgakommi, palun 3 tükki kaasa. Aga oma partnerile me ei ütle, nagu me hakkame eeldama, et partner saab aru, et me tahame seda ja et kui partner meid armastab, ta peab aru saama. Päriselt ka või? See on nagu kõige suurem vale üldse. Selleks, et teine inimene saaks aru, mis sinu peas toimub, pead sa teisele inimesele hästi täpselt selle lahti seletama. Aga selle juures on veel üks väike fookus. Nimelt, et see, et minu peas on mingi mõte, mida ma tahan partnerile seletada, siis seda ma pean seletama mitte mulle arusaadavas keeles, nii nagu mina aru saan, vaid ma pean selle ära tõlkima partnerile arusaadavasse keelde. See ei kehti ainult võõrkeelse partneri puhul. Mõlemad partnerid võivad olla eestikeelsed, aga nende keel on erinev. Näiteks minul on erinev keel kui kellelgi teisel, sest minu elukogemus on üks ja minu partneri elukogemus on teine. Minu partneri haridus on üks ja minu elukogemus on teine ja haridus samamoodi. Taust, sõnastused ja väljendused, nagu need tuleks nagu partnerile arusaadavasse keelde tõlkida. Ja nagu kõikidel teemadel tihtipeale ei räägita asju lahti, ei seletata, arvatakse, et midagi läheb üle, midagi läheb paremaks või midagi unustab äkki ära või ma ei tea. Või saab ilma sõnadeta aru, see on veel kõige lollim mõte. Et esimene asi on nagu sõnastada oma mõtted. Nagu vihjete andmisest ei saa praktiliselt keegi aru. Vihjetest saab ainult vihjete andja heal juhul ise aru. Siis on veel hästi. Aga et teine inimene vihjetest aru saab, see on juba küsitav. Sest isegi ühesugustel sõnadel on ühel ja samal sõnal on 2 erineva inimese jaoks erinev tähendus. Näiteks sõna rong tähendab minu jaoks ühte asja, aga mõne teise inimese jaoks midagi muud. Ja ükskõik mis muu sõna. Sobivuse juures kokku sobitada need, mõista neid tähendusi, mis on teisel inimesel lähtuvalt tema elupildist või tema kogemusest, tema haridusest, tema taustast. Sellest aru saada või teist inimest mõista. See on üsna keeruline teadus, et kui seda lahti arutama hakata, siis seal on nii palju sügavaid tahke, mida avada. See on nagu hästi tänuväärne, et mingid väärtuslikud teemad on ka jõudnud meediasse. Epp Kärsin tegeleb hea teemaga, et see on hästi kajastamata teema, hästi arutamata teema. Isegi paaridel on raske sellest rääkida. Kohati võib olla see mingi kultuuriline karuteene ka, et suuresti võib see olla ka kiriku karuteene, mis on nagu suhteliselt eluvõõras, nagu mingi religioosne asutus, mis on nii kaua olnud ühiskonnas. Õnneks on ta ühiskonnast muidugi välja löödud ja tänapäeval suhteliselt tähtsusetuks muutunud. Tegelikult on ju piiblis olevad mõtted ja mis tahes religiooni põhimõtted tegelikult on nagu mitte religiooni põhimõtted, vaid nagu ma isiklikult võtan neid eneseabi filosoofiatena, et mis nad tegelikult on. Nagu see, et kirik on läbi sajandite kokku valetanud, mis ta iganes nende ärile kasulik on ja moonutanud asju, jätnud ütlemata, jätnud maha vaikinud ja sajandite jooksul on kiriku valed muutunud nagu sellisteks, et neid usutakse ja neid
küsimuse alla ei seata. Ja no tegelikult kirik on äriettevõte. Kui sa mõtled selle peale, siis see on täiesti tavaline äriettevõte, mille kaubaks on kirikus käijad. Et muud seal ei ole. Kirik lihtsalt müüb õhku sisuliselt. Kirikus käimine on mitte millegi ostmist teenus põhimõtteliselt. Ja kirikus käimine on tasuline teenus muideks. Aga kirik vaikib selle maha, et ta on äriettevõte. Aga noh, see on eraldi teema olgu, kus see selleks. Et minu isiklik arusaam Kristusest on tegelikult arusaamine nagu eneseabi filosoofiast. Et ma võtan seda eneseabi filosoofiana, mitte religioonina. Absoluutselt mitte. Samamoodi ma võtan kõiki teisi religioone ja absoluutselt kõik religioonid tegelikult kattuvad oma vahel. Kõigis on ühtsed eneseabi põhimõtted. Nad on nagu umbes nagu muinasjutud, kuhu on sisse pandud elu jaoks, elus hakkama saamiseks õpetlikud lood loomade ja igasuguste müstiliste tegelaste utreeritud kujul ülekantud tähendustes. Et muinasjutud on täpselt samamoodi eneseabi filosoofia teatud määral. Et nad on mingil määral õpetlikud ja annavad mingil määral mingit pilti. Et neid ei saa võtta otseses tähenduses. No, sama on ka kohati religioonidega, et nad on tegelikult eneseabi filosoofiad. Ja kõik nad, viimane kui üks, et selles nad on võrdsed. Aga noh, keegi ei sea nagu selliseid asju eriti palju nagu küsimusele. No tänapäeval õnneks ikka seatakse küll, et küsitakse, aga miks me nii teeme või miks me teeme teistmoodi või miks me ei tee niimoodi. Aga omavahelistes suhetes on tihtipeale ei suuda üksteisele väljendada oma soove või ei suuda mõista, miks keegi teine midagi teistmoodi teeb. Me ei suuda omavahel suhelda, me ei suuda rääkida olulisi teemasid, me ei suuda rääkida, me kardame ka olulisi teemasid. Nagu me kardame. Tihtipeale ma mõtlesin selle peale, et kunagi enne kui ma sellest teadlikuks sain, et ma kartsin, mida teised inimesed arvavad. Aga sellist asja pole üldse olemas. Nad ei arvagi sinust midagi. Ükski teine inimene ei mõtlegi sinust. Kõik inimesed mõtlevad iseendast. Mina mõtlen iseendast. Ja kõik teised inimesed mõtlevad samamoodi iseendast. Ükski teine inimene tänaval kuskil või televaatajatest või videovaatajatest seal ei mõtle minust. Te kõik mõtlete iseendast. Ei usu või? Proovige järgi. Kirjutage üles oma mõtted päeva jooksul. Mitu korda te mõtlete kellestki teisest ja kui te mõtletegi kellestki teisest. Kuidas te teisest inimesest mõtlete? Kas te äkki mõtlete, et kuidas see teine inimene võiks mulle kasulik olla? Siis te tegelikult ei mõtle teisest inimesest, vaid iseendast. Aga see on kõikides igal pool, igas eneseabi raamatus peaaegu või mingil määral on see fakt nagu välja toodud. Et see on nagu oluline asi meeles pidada, et see andis mulle ka suure julguse enese ületamiseks näiteks astuda avalikku esinemisse, nagu ma tegelen näitlemisega ja avaliku esinemisega. Ja selle hirmu ületamine oli nagu selle eelduseks üldse, et sihukest asja ei ole olemas, et keegi nagu mõtleb minust kuskil üldse. Nagu kõik inimesed mõtlevad iseendast, mina mõtlen iseendast ja teie seal vaatajad mõtlete ka iseendist. No võib-olla kui te armastate kedagi, siis sihuke romantiline partnerist mõtlemine on võib-olla ka olemas. No iseasi, kui palju sa tegelikult partnerist mõtled või kas sa mõtled selles võtmes, et kui hea sul on partneriga koos olla, siis sa tegelikult ei mõtle partnerist, vaid sa mõtled iseendast. Lihtsalt partner on seal juures. Aga
kuidas on partneriga õnnelik olla või partnerita õnnelik olla. Näiteks tegelikult ju õnnelikkus samamoodi on iseteeninduslik. Kui ma otsustan olla õnnelik, siis ma olengi õnnelik. Sest mul ei ole selleks välist tegurit vaja ja partner on samamoodi väline tegur. Et partneri olemasolu või mitte olemasolu ei tee mind ei õnnetuks ega õnnelikuks. Minu enda otsus õnnelik olla on põhjus õnnelik olla. See on nagu hästi oluline mõte, et mida meeles pidada. Näiteks ma isiklikult ei tunne partnerist puudust. No, ma olen üksik praegu. Aga ma olen olnud palju õnnetum isegi suhtes, kui näiteks on partner, kellega on väga raske suhelda või läbi saada. No, kuigi ega ma ise ka kõige lihtsam inimene ei ole. Aga no, omavahelise suhtlemisega saab ju üksteist tundma õppida ja vaadata, kas me näiteks kokku sobime, kas me tahame võrdseid asju, kas me sobiksime nagu kokku. Näiteks, kas me sobime seksuaalselt kokku. Näiteks, kui mina tahan, ütleme, kui minu naine tahab seksida kord nädalas ja mina tahan seksida 3-5 korda päevas, siis on selge, et me seksuaalsel tasandil kokku ei sobi, sest partneril on oma välja kujunenud seksuaalsus ja minul on mingisugune oma teatud variatsioonis see muutub. Kui ma ennast halvasti tunnen, siis võib-olla tahan ainult magada, niisama juua kohvi ja pugeda võhku. Aga kui ma olen nagu tippvormis ja siis see võib natukene muutuda, aga see on mingi mõte, mida peaks nagu silmas ka pidama, et ei saa olla niimoodi, et äkki mu partner tuleb minuga kaasa või muudab ennast minu järgi. Ei. Partner peaks algusest peale olema sobilik, nagu sobiv sellega, kes mina olen kõikidel tasanditel. Nagu suhtlustasandil, kas me suudame omavahel suhelda, kas meil on üldse millestki rääkida või ainult asesõnade kombinatsioone vahetada. Kas me jagame ühesugust filosoofiat, kas me elame ühesugustel põhjustel, kas me mõlemad saame aru, et õnnelikkus on iseteeninduslik, et partner ei saa õnnelik olla sellepärast, et me oleme koos või me ei ole koos. Tähelepanu ja armastus on nagu 2 eri asja näiteks. Et kuna ma olen selline, et minu jaoks õnnelikkus on iseteeninduslik, partneri olemasolu või mitte olemasolu ei tee mind ei õnnetuks ega õnnelikuks, siis mõnikord võib näiteks tekkida siuke asi, et nagu mõni teine inimene mõtleb teistmoodi ja ta ei suuda sellist kontseptsiooni üldse haarata. Et kas me mõlemad saame sellest aru? See on nagu hästi huvitav selline mõte. Armastuse ja tähelepanu lahusus. Nagu need on erinevad asjad. No, selles sisaldub tähelepanu, et me saame nagu kokku aeg-ajalt ja oleme koos ja vahetame mõtteid. Teeme midagi koos. Kas me tahame koos teha samu asju? Kas meil on mingisugused sarnased huvid või kattuvad huvid? Kui meil ei ole ühtseid eesmärke, siis ei ole mõtet koos olla üldse. Nagu näiteks ma ei saaks ka kindlasti läbi häbeliku naisega, kes kardab avalikku esinemist või pildis olemist või kaameras olemist, masside ees rääkimist. Nagu sellise inimesega ma ei saa praktiliselt üldse läbi. Sellise inimesega kooselu võib olla näiteks saboteeriv. Näiteks ta üritab hakata mingit jama korraldama, näiteks hakkab mingit vastutegevust tegema. Nagu sellist asja ei saa kodus olla. Partnerid peaksid olema koos. Ja ma ei saaks kunagi läbi naisega, kes ei ole minuga kaasas sellega, millega ma nagu tegelen. Et kui sellega kaasas olla ei saa, siis ei saa ka minu partner olla.
siin romantilises keskkonnas võiks nagu lõpmatuseni mõelda.